Tere! Eestimaal on tõeline suvi kätte jõudnud. Hawaii Express Estonian Cup sarja 4. osavõistlus, 13. Raplamaa Hans Krohe rattamaraton on kohe-kohe algamas. Võistluses saab tõeline vastupidavuse proovikivi, kes peab palavusele vastu, kes mitte. Egas muud, kui vaatame, kuidas need üle 1000 rattasportlase tänasele päevale vastu peavad. Keskpäeval antud 13. Raplamaa Hans Krohe rattamaratoni stardiajaks oli temperatuurinäidik kerkinud juba üle 25 kraadi. Ees ootas tulikuum võiduajamine etapil, mis esimest korda kuulub ka üleriigilisse sarja. Kui eelregistreerinuid oli nii täispika kui Shimano poolmaratoni peale kokku koguni pea 1100, siis ilmselt ainuüksi kuumus harvendas ridu juba stardi eel. 837 startinust jõudsid lõpuks pärale 786. Osalejatena lisandub veel ka 133 Herkules lastesõitudel võistelnud. Seega on Hawaii Express Estonian Cup kindlalt Eesti suurim rattamaratonide sari. Viidstardist antud lähtest polnud veel kõik rattamaratoonarid rajale pääsenudki, kui kohalik mees ja üks sõidu favoriitidest, Peeter Pruus, oli stardialast tagasi. Et sa oled tõeline ebaõnne sõdur praegu olnud, et kuidas niimoodi? No ma ei tea, tundub, et see Estonian Cupi sari nagu väga hästi ei lähe see aasta, et just enne starti oli uus kumm taga peal ja enne starti läks üks katki, siis selle sain teise jooksu ja läksin teise kurvi ja kolmandasse kurvi, läks rattas alt ära, kukkusin. Pütsep vist sõitis üle jooksu ja võtsin ratta, hakkasin sõitma, vaatasin lihtsalt kumm on tühi ja tuli külje pealt välja. Panin õhu sisse, aga see tuli samamoodi välja, et ma ei tea. Ei oskagi öelda midagi tarka, et siis lihtsalt tulin siia tagasi ja mis siin ikka. Ehk siis tuleb lihtsalt rannailma nautida? Täna on ilm vähe veel soojem, et siis tuleb jälle päikest võtta, et mis siin ikka, et ilmselt rattaga koju ja kodu on lähedal, et pole hullu, et mingi trenni peab tegema. Aga järgmine kord ikka tuled? Ja lähte vist on või mis seal Tartu kandis vist oli, jah. Ja tulen ikka, 25 juuli vist äkki, jah. Et veel ei viska ratast nurka? Ei, tuleb üritada, ikka sarjaks on kirjas ja tuleb ikka see võit ära võtta ja eks ta hooaja lõpuni see ebaõnne ei saa kesta ka, et küll tuleb. Kohe alguses hakkas kõiki hirmutama Silver Schultz. Kui mullu võitis ta hooaja esimese sõidu, siis sama saavutuseni pole ta sel hooajal veel jõudnud. 7. kilomeetriks oli ta juba tõmmanud sisse 20-sekundilise vahe. 9 kilomeetrit hiljem esimeses teenispunktis vahekatkul mõõdeti vahet jälitajatega juba 25 sekundit. Siinne maraton on väga paljudele meele järgi, kuna rohkelt on vaheldusrikkust. Metsa, raba, mägesid, heinamaad ja kruusateid. Kruusalõikudel saigi grupp Schultzile lähemale ning Kungla talu juures 20. kilomeetril oli vahe kahanenud vaid 3 sekundile. Jälitajateks alges Maasikmets, Kaspar Austa, Ivo Suur, Peeter Tarvis, Karl Arnold Vendelin, Raido Saar, Viljar Kannimäe ja Erki Pütsep. 8 kilomeetrit hiljem Tarsi talu poolt tulles sõitis juhtgrupis veel 7 meest. 32. kilomeetril Veeremäel olnud Premium 7 vahefinišis tulid üheskoos tõusust üles Kaspar Austa, kes võitis ka vahefiniši võidu ja kohalik mees Peeter Tarvis. Väikese vahega ka Erki Pütsep ja siis 4-meheline grupp Suur, Maasikmets, Vendelin ja Saar. Liidrite äraminek õnnestus, kuna juba 4 kilomeetrit hiljem edestati teisi 45 sekundiga. Oli selge, et siit paarist tuleb ka võitja.
Finišisirgel oli esimesena kohalik kangelane siinseid radasid une pealt tundev noor ja kleenuke Peeter Tarvis. Juba enne päästvat finišijoont sai ta tirri lasta ja üksinduses käed rõõmust taeva poole lüüa. Siit talle kindel ja võimas võit. Teisena oli Päral Kaspar Austa, kes jäi aga Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja üldliidriks. Kolmandana oli kohal üllatusmees, niisamuti kui Tarvis, Raplamaa rattaklubi Como Fixus Sport värvekandev Vändrast pärit Karl Arnold Vendelin. Ta on niisamuti U23 sõitja nagu Tarviski. Neljas oli vanameister Alges Maasikmets, seejärel hooaja ühe parima etteaste teinud Erki Pütsepp, 6. Ivo Suur. Minu jaoks väga hea võistluspäev, et võita on alati hea, aga ilm teeb sõidu raskeks, hästi kuum on ja rada oli ka, vajas palju jõudu, hästi palju selliseid raputavaid ja raskeid kohti oli, kus ei olnudki grupiga sõidust nagu kasu, et üksi sai sama hästi sõita. Ja meil oli siin tiimiga juba eelnevalt väike plaan, et proovime vahefinišis rünnata või üks meist vähemalt ja siis äkki saab eest ära ja siis pärast vahefinišit tuleb see hästi pikk singli koht Keavamäed, kus on siis teistel võimalus nagu ka punti väiksemaks teha ja siis ma ründasin enne vahefinišit ja Austa tuli järgi ja siis ta võitis vaheka küll ära, aga siis me jäime kahekesi, vahel nii suur, et siis me sõitsime kahekesi lõpuni. Kuna ta oli päris läbi, et muidu ma kartsin, et ma ei suuda ta lõpus ära teha, et ta tavaliselt, kui ta viimase 10 kildiga veel minuga koos on, siis ma teda ei võida reeglina, et tal on nagu see lõpujõud on väga hea, aga täna ma suutsin ta siis nagu ära küpsetada nii-öelda. Naistest võitis asja Eesti grupisõidumeistriks proovitud Liisa Eerberg, teine Janelle Uibokand ja kolmas Iiris Õunmaa. Naiste arvestuse üldliidriks tõusis aga Sille Puhu. Rahvasportlastele oli seekordne etapp väljakutseks just palava ilma tõttu. Kuidas sellega toime tulla? Teisalt sai lõpuks tõelist mõnu tunda saabunud suvest. Tõusu ei jätka, raske. Ei taule. Mulle soe meeldib ja parem soe kui küll. Kodurada, aga teeb nii vastu, et eriline nõelas ja kassett jooksis lahti. Ehk johtub veel midagi. Täielik spordi nautimine. Natuke pusimist ja sööki jook, mida võivad ammu saan proovida isegi toitlustuspunktides, et väga head banaanid ja väga head rosinad ja väga hea rada ja suurepärane Eesti ilm, lihas oli külmaks. Et super sõit. Väga mõnus soe ilm ja väga rada on natuke lihtne. Selles mõttes, aga kuidas ma? Liiga kuum ei olnud? Ei, väga mõnus. Et suhteliselt vähe naisi on, mis te ütlete naistele, kas tasub tulla? Kahju jah, et vähe on, et selles mõttes see ei ole midagi ohtlikku ja selline mõnus suvine ajaveetmine minu meelest. Pole midagi rasket kaasa lühike maani, et tulge kõik. Liiga palav on teha. Ilm oli super, aga
endal käsi. Palavast tegin liiga, aga inimesed tapab ära. Aga kuidas rada oli? Rada oli võrratamatult kaugel. Mida kõiki seal ei olnud. Kõik vajalik olemas. Täiega vähem. Mulle väga meeldis. Väga kihvt, need metsavahelised singlid olid väga kihtid. Raja keskosa oli väga raske. Seal kahel pool seda kuusateed oli seal metsas nikeldamine, aga väga kihvt. Mulle väga meeldis. Mõnus rada, lõpp oli raju, aga käis asja juurde. Meeldis. Praegu siuke positiivne laks sees, et ükskõik mis sa küsid, kõik on hästi. Esimest korda rattavõistlusel. Nüüd ma arvan tõesti, ma ei osanud midagi oodata, ma pigem kartsin. Siin oli kõik, oli kruusateed, oli muda, oli metsa, kändusid, muruplatse, kõike vaheldusrikas, igav ei olnud. Mis teie jaoks kõige raskem oli? Kindlasti lõpp, näest üles tulla ja ma kordan muda, külili kukkumist, sest juba kui ees näha, et keegi seal kuskil on natukene külili ja mingi tropp tekib, siis ma alati kardan, et mina olen järgmine ja pidurdan kõiki, kes mul taga on. Aga tundub, et läks õnneks, et olete täitsa puhas. Elus, terve, puhas, väga mõnus. Kas tulete veel? Jaa, ilusa ilmaga alati. Selline oligi 13. Raplamaa Hans Krohe rattamaraton. Järgmine Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja etapp toimub juba 3 nädala pärast, 25. juulil Tartumaal, kui sõidetakse Lähte Premium 7 rattamaraton. Kohtumiseni!